nagu ikka, läheme nüüd sõna juurde ja vaata, täna on selline sõnum, et jagan seda enda jaoks nagu seda kõige värskemat leiba, mida olen ise söönud ja otsustasin, et täna jagan seda. Ja kuulasin siin ühte Andrei Zapovallovi ühte vanemat jutlust ja vaata nende jutlustega on nii, ma ei oskagi ütelda, kui vana see täpselt on, vaata tema paneb neid järjest oma vanemaid jutlusi nagu uuesti üles ja siis nendel tulevad need uued kuupäevad, aga ma olen seda jutlust ka ennem kuulanud aga nüüd kuulasin vähemalt paar korda ikka nähtavasti seda üle ja avastad, et kui uuesti kuuled uut. Vaata, lugu on selles, et Jumala sõna on elav sõna ja üldse asi on ka nähtavasti kindlasti selles, et vahepeal lihtsalt ajas, ise kasvame või ka siis lihtsalt ajad muutuvad, vajadused muutuvad teiseks. Ja siis kuuled ja näed neid asju, mida on siis tarvis ja üldse ongi niimoodi, et ega vaata, nagu sõna meile õpetab, ütleb sedasi, et me oleme erinevad inimesed, osad on piimatoidu peal, osad on tahketoidu peal. Ja siis on niimoodi, et need piimatoidulised lihtsalt selle tahketoiduga ei oska midagi teha, see põhimõtteliselt läheb nendest nagu mööda, nad ei soovigi seda. Ja selles ei ole mitte midagi valesti, sellepärast et igaüks vastavalt oma eale peab ka toituma ja sellepärast on niimoodi, et ära ole sellest nagu kurb, vaid küll sa kasvad ja küll sa saad siis ühel hetkel ka seda toitu, mida sa vajad ja ma usun, et Jumal üldse juhib sedasi, et juhib meid kas kuulama või kuidagi ikka kokku sellega, mida me ka siis antud ajas vajame. Ja nüüd on nii, et hakkame nende mõtetega pihta ja kõigepealt sellised loomisega seotud hetked. Ma loen ja mõtlen sedasi, et ega ma ei räägi täpselt seda Andrei juttu, see on täitsa selge, sest et kui kuulad, siis saad neid mõtteid seal hulga juurde ja jagan seda, võiks ütelda, kõike kokku siit ja sealt ja olgu see meile tänasel õhtul siin õnnistuseks. Nüüd teen lahti kirja kolosslastele ja see on selline hümn Kristusele esimeses peatükis, mis on kirjutatud Jeesuse kohta, esimene peatükk ja salmid 15-18, Apostel Pauluse poolt. Tema on siis nähtamatu Jumala kuju, see on Jeesuse kohta öeldud. Kogu loodu esmasündinu. Jeesus ei ole loodud, vaid ta on sündinud, ainusündinud Jumala poeg. Sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevas ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu. Olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad, kõik on loodud tema läbi ja tema poole. Tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos temas ja ta on oma ihu koguduse pea. Tema on algus, esmasündinu surnuist, et ta kõigest saaks esimeseks. Sest Jumalal, loen edasi ka veel, on olnud hea meel lasta kogu täiusel temas elada ja lepitada tema läbi enesega kõik, nii hästi maapealsed kui taevalised, tehes rahu tema ristivere läbi. Tema läbi on loodud kõik. Võib-olla, ütleme, arusaadav, et taevas ja maa peal, kes loomislugu teab, Jumala poolt kõik loodud, nähtav ja nähtamatu, lepime sellega. Olgu troonid ja ülemused. Ma usun, et siin koha peal tekib juba natuke küsimusi. Neid troone ja ülemusi on erinevaid praegusel hetkel ja olgu valitsused ja meelevallad, kõik on loodud tema läbi ja tema poole. Vaata, selle loomisega on nõnda, et üldse selle Jumala looduga juhtus nõnda, et inimene ka langes ära. Et läks nässu tegelikult see, mida Jumal hästi tegi, siis varsti oli tegelikult selles oli viga sees. Issand ehitab kogudust, see peaks olema selline, täiuslik, sest issand seda ehitab. Aga ka siin on puudused, sellepärast, et kui me loeme Jumala sõna, ütleme, et just Uut Testamenti, seda Uue Testamendi koguduse aega, Vana Testamendis sama lugu, puudused on tegelikult ka Jumala koguduses. Istutatakse ja viinamägi ja läheb nässu, hakkab halba vilja kandma. Ja põhimõtteliselt on niimoodi, et meie jaoks on nagu see eeldus olemas, meie igaühe jaoks, et me kannaksime head vilja. Aga kas me alati seda kanname? Tühjagi ei kanna. Ja vaata, selles ongi see lugu, et kõik on loodud Jumala poolt. Aga nüüd on see selline moment on siin juures, et on see languse moment ja see, mida me inimlikult ära rikume ja kus saatan püüab tegelikult väga tegutseda ja lihtsalt selle tõttu me peame arvestama, et need asjad on kuidagi vahest väga moonutatud ja väga valesti ja halvasti. Aga ikkagi on niimoodi, et Jumal oma plaane pole lõpetanud,
selles võiks ütelda ebatäiuslikus maailmas, mis on inimese tõttu just eriti ka, on ta ikka oma plaane teostamas ja ta saab nende asjadega hakkama ka. No ütleme, loen ühe teise koha ka, mis puudutab samamoodi seda niisugust loomislugu ja see on 2. Peetruse kirja siis 3. peatükk ja sealt salmid 5-7. Ja seal on viidatud mõnele asjale, aga seda väites jääb neil 2 silma vahele. Siin on räägitud sedasi, et oodatakse, et millal Jumala tõotused täituvad ja Peetrus ütles, et osad asjad jäävad 2 silma vahele, et kõike me ei mõista. Ja meilgi võib juhtuda seda, et osad asjad on kuskil seal 2 silma vahel, et päris nagu ei märka ega ei näe. Ja ka siin ta ütleb edasi, et muiste olid olemas taevad ja veest tuli maa, mis püsis koos vee läbi Jumala sõna jõul, mille läbi tookordne maailm hukkus veeuputuses. Aga praegused taevad ja maad, mis on säilitatud selle sama sõna jõul, hoitakse tule jaoks Jumala kartmatute inimeste kohtu ja hukatuse päevaks. Praegu on üsna aktuaalne, arutatakse seda, et mis etapis me oleme ja ütleme, et siin kuulasin Rick Renneri selliseid mõtteid selle koha pealt, ta rääkis ilmutuse raamatust ja Seekli raamatust, kas 38. peatükk ja oli see laul 83 võin praegusel hetkel eksida, kus ta just neid lõpuaja sündmusi püüdis nagu paika panna, et millises ajas võiks olla, ütles, et ega täpselt ei oskagi praegu ütelda, milles me oleme. Ja sellepärast on see nii, et samamoodi meie oleme ühes perioodis praegusel hetkel täpselt, Jumal saab täpselt aru, kus me oleme, aga kõige tähtsam, millele tähelepanu juhin. Ja siin oli jutt oli sellest, et hoitakse Jumala sõnaga praegusel hetkel. Ütleme, et kui me loomislugu teame, siis on ju kõik on sõnaga loodud, võiks ütelda, peale inimese. Inimene tehti, seal olid ka sõnad juures, sellepärast öeldi, et tehkem oma näo järgi, Jumala sarnaseks, olid sõnad, aga seal oli niimoodi, et seal olid Jumala käed mängus, sest ta valmistas mullast inimese, ja siis ta hingas inimesse seda elavat hingeõhku. Nõnda sündis inimene. Mitte võiks ütelda ainult sõnast, sellepärast, et muu loodu kõik, see pandi võiks ütelda tiksuma, lihtsalt Jumal rääkis, tärgaku haljas lohi, tulgu loomad, tulgu kalad, tulgu linnud, ütleme kõik, ütleme nii, mida Jumal ütles, see sai ja see oli hea ja nii sündis nagu selliselt. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et nüüd on nii, et meie, kes me oleme teistmoodi loodud. Ja nüüd on nii, et mida meie siis tegelikult vajame. Ja üks asi tegelikult, mida meie vajame ja mida me pidevalt tegelikult vajame, me vajame tegelikult seda Jumala hingust. Me vajame seda, et vaata, Jumal oleks ikka tegelikult meie peale nagu hingamas. Ja ta teeb seda, võiks ütelda, väga mitmel moel. Jumala hingus on tegelikult väga tugevalt on ta sõnas, see on elav sõna. Jumala hingab meie peale oma püha vaimu läbi. Jeesus puhus oma jüngrite peale, ütles, et võtke vastu püha vaim. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, meie ei ela üksnes leivast, nagu Jeesus seal kõrbekiusatuses väga selgelt ütleb ka siis satanaga seal väideldes, et vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Ja sellepärast on niimoodi, et meie kuivõrd tegelikult vajame seda Jumala sõna. See on niisugune alguse lugu, sellepärast, et kui piibli algusest loed, kuidas inimene elas, siis inimene elas tegelikult sõnast. Ja see oli see, et Jumal tuli rääkis, kui päev läks vilus, tuli ja rääkis. Ja see on nagu, saame aru, et see oli selline nagu pidev selline, ütleme, suhtlemine, et Jumal oli rääkimas. See ei olnud mitte, kuidas ütelda, et lihtsalt lõbu pärast, et et mis sa loomadele nimeks paned ja et midagi nagu oleks inimesel teha, et lapsel midagi teha oleks, et tal igav ei oleks. See oli tegelikult oli eluks vajalik ja sellepärast Jumal tuli, lihtsalt rääkis, ta õpetas, rääkis olulisi asju, andis oma teatud sellised suunised, oli üks keeld ka, mida ta andis ja see kõik oli sellises mõttes väga, väga oluline, see osa, mida just Jumal rääkis. Ja kallid, sellepärast on tegelikult on sama oluline, et Jumal räägiks meiega ka praeguses ajas. Ja me vahest nagu mõtleme nii, et saab nagu teistmoodi ka, aga tegelikult ei saa. Ja sellepärast on see niimoodi, et mina ei saa ja sina ka ei saa. Me ei saa elada ainult eilsetest juttudest. Me vajame tegelikult seda, et Jumal kinnitaks meid täna oma sõna läbi. Et ta räägiks praeguses ajas, kus me elame. Ja sellepärast on see nii, et see on niivõrd oluline, et me nagu sellele nagu pihta saaksime. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal ei ole tegelikult oma hinge õhku tagasi võtnud. Ja nüüd leidsin lihtsalt sellised kohad Jumala sõnast. Hiopi raamatu 34. peatükk.
ja siit loen salmi 14 ja teeme neid kohtasid lahti, mul on üsna mitmed kohad võib-olla täna, kus ma siin piiblilehti keeran. Ja siin on juba rääkimas Elihu ja nii nagu, kes me teame, et siin oli juba tegelikult Jeesus, kes oli seal sellel hetkel selle nime all ja siin Hiopi raamatus ja sellepärast need on eriliselt olulised tema sõnad, mida siis ütleme, Elihu edasi annab, seda võtame väga otseselt kui ühte sellist Jumala sõna. Ja vaata, mis siin on öeldud. Nüüd on öeldud Jumala kohta seda, kui ta iseenesesse tõmbuks ja oma vaimu ja hingeõhu tagasi võtaks, siis heidaks kõik liha üheskoos hinge ja inimene saaks jälle põrmuks. Ja sellepärast vaata, kallid, siin oli 2 asja veel nimetatud. Siin oli nimetatud see hingeõhk, see hingus, mis tuleb Jumala käest. Ja siin oli räägitud ka veel Jumala vaimust. Need 2 asja, kui ta need mõlemad tagasi võtab vaimu ära, võiks ütelda vaimulik surm, kui meil Jumala vaimu ei ole. Meid on vaimu läbi tegelikult elavaks tehtud, kes me oleme uuesti sündinud, Jumala vaimu osa on nii tähtis. Päästmata inimesed elavad lihtsalt sellest, võiks ütelda, et nad on elavad hinged, nii nagu kogu loodu, võiks ütelda, kes siin elab ja on, ja nendel ei ole, nagu võiks ütelda, nagu seda, ütleme, seda vaimu osa, aga et liha saaks elada, see on. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja inimene tunnebki sedasi, et ma saan ju üsna hästi tegelikult nagu ilma Jumalata justkui elada, vaata, päike paistab ja vihm sajab ja toitu tuleb ja kõik on nagu hoolitsetud, sest et Jumal ei ole iseendasse tõmbunud ja ta ikkagi tegelikult jagab meile seda kõike, mida meie tegelikult eluks vajame. Ja kiitus Jumalale selle eest. Aga siin Hiopile öeldi sedasi, aga kui juhtuks see, siis tegelikult juhtuks see, et kõik liha heidaks hinge ja inimene saaks jälle põrmuks. No võtame siit laulu 104. Need on analoogsed mõtted, laul 104 ja 29. salm. Ja seal on üldse see loomislugu selles 104. laulus, ütleme, et seda võiks tervenisti lugeda, aga lihtsalt ei jõua vast kõike seda teha ja sellepärast võtan kõigepealt selle salmi 29. Sa peidad oma palge ja nad ehmuvad. Sa võtad ära nende hingeõhu ja nad heidavad hinge ning pöörduvad tagasi põrmu. Sa läkitad välja oma vaimu ja nad luuakse, sina uuendad maa näo. Ja sellepärast siin on nii, et siin on räägitud kõikidest, maa on täis, siin on loomadest on just, et võtad, ütleme, nendel toidu ära, võtad ära selle hingeõhu, kõik heidavad hinge ja saavad põrmuks. Ja ütleme, et siin on seda loomislugu on kirjutatud, kuidas kõik Jumal on seda rajanud, kuidas ta seda kõike on seadnud, aga täna just juhin tähelepanu sellele, et kuivõrd me tegelikult vajame seda, et me kogeksime seda Jumala hingust, mis on meile nii tegelikult eluks vajalik. Ja nagu ütlesin, see tuleb vaimu läbi meile, see tuleb sõna läbi. Vaata, Uues Testamendis on ju väga selge asi, et Jeesus on võrreldud väga otseselt, et ta on sõna. Sõna sai lihaks. Ja sellepärast on see niimoodi, et me tegelikult, kellel on poeg, sellel on elu. Kellel poega ei ole, see ei ole üldse elu näinud. Vaata, selle hinguse me tegelikult saame sellest. Ja see on nüüd niimoodi, et vaata, kes on uuesti sündinud inimene ja kus juba, ütleme, peaks olema loomulik, et Jumala vaim teeb oma sõna elavaks, et sa loed ja et sa saad tegelikult siit seda, võiks ütelda seda toitu, sa saad igast sellest sõnast ja asjast ja lihtsalt Jumal, kui sa oled nagu sellise igatsusega seal juures, et sa seda tahad, küll Jumal hakkab tegelikult seda andma. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Üks koht veel, mis siin koha peal peab ära lugema, on Jesaja 42 ja veel üks selline mõte siit ja 5. salm, Jesaja 42 ja 5. salm. Nõnda ütleb Jumal, issand, kes on loonud taeva ja selle võlminud, kes on laotanud maa ja sellest võrsuva, kes on andnud hingeõhu sellele rahvale ja vaimu neile, kes seal peal käivad. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed, Jumal on tegelikult eluandja ja annab meile nii hingeõhu, kui annab oma vaimu, näed, et veel kord oli seda siin kirjutatud. Nüüd mõtleme loomisloo peale veel ühest aspektist. Vaata, saatan oli ka juba ennem loodud ja ennem langenud ja kõik need asjad üldse, kui meiega tegu on, üldse inimkonna loomisega tegu on. Sellepärast, et vaata, seal juhtuski selline lugu, et eks seal Edenaias oli ka
et saatan tuleb ja hakkab ka rääkima. Muidu oli niimoodi, et vaata, jumal oli tegelikult ikkagi plaaninud niimoodi, et saatan meiega ei peaks rääkima põhimõtteliselt ja sina ja mina ka me saatanaga rääkima ei pea. Pane alati toru ära, kui saatan helistab. Sellepärast, et absoluutselt mitte mingisugust vajadust ei ole rääkimiseks, meil ei tasu dialoogi minna, sellepärast et see on väga suur tegelikult kukkumise võimalus. Teate, milles on lugu? Saatan loodi täiuslikult. Ja vaata, seal ongi see kõige raskem lugu ongi selles, et vaata, seal oli 2 täiuslikku. Võiks ütelda, mingis mõttes oli nagu üks teine pea ka tekkinud Jumala kõrvale. Jumal oli ise selle teinud. Kui ma täna ei jõua lugeda näiteks Ezekieli 28 seal Tüürose vürstist ja need võrdlused ja asjad, kui lugeda seal kuskil 12 salm, no täiuslik no on, ütleme, nagu see saatana olemus ka. Ja vaata, mis see täiuslik hakkas mõtlema. Ma tahan seda Jumala kohta endale. Ja sellepärast sageli on niimoodi tegelikult, et sulased tahavad peremehe kohta endale saada. Sellest, et no lööks üle, revolutsioonid tehakse niimoodi, et mis need rikkad siin on, et ikka töörahva võim, et võtame ära nende käest ja hakkame ise. Ja nagu Jeesus räägib seal, ütleme, tähendamas sõna, et Viinamägi ja need rentikud, kes seal, kuule, tapame ära seal selle pärija just ja võtame selle endale. Ja sellepärast on see nii, et see tahtmine tegelikult on inimesel, kes ei ole isegi täiuslik, tahab ka. Aga nüüd ütleme, saatan tahtis otseselt. Kui tal see mäss tuli tegelikult Jumala vastu, siis välja ta löödi. Ja sellepärast, ütleme, piiblist saame seda kõike lugeda. Ja tema langemine tegelikult oli suur ja kiire ja sellepärast ei tea, kas oli see vaba langemus või kiirendus või veel kiiremini, kus ta sealt välja löödi. Seda ei oska meie nagu ütelda selle koha pealt. Aga igatahes minema ta löödi taevast ja nüüd on siin taeva alustes. Ja ta on selle maailma vürst ja sellepärast on täitsa tegutsemas ja me peame arvestama sellega, et siin selles maailmas on need tahtmised vastastikku. On Jumala tahtmine, mida meie palume, ja on saatan, kes on oma tahtmisega väga tegelikult siin selles maailmas tegutsemas. Ja nüüd on väga tähtis asi, et me praeguses ajas ei ajaks segi seda, ütleme, mis on Jumala tahe ja mis on, mida siin saatan tahab praegusel hetkel teha. Sellepärast, et tema teeb ennast valguse ingliks ja ta põhjendab piibliga ka oma tegusid. Ja sellepärast see kõik, mida põhjendatakse piibliga, ei ole mitte Jumala tahtmine, sellepärast, et saatan oskab ja tunneb, mina ütlen, et igal juhul meist kõikidest paremini Jumala sõna. See on täiesti kindel selle koha pealt. Ja sellest meie vahest mõtleme, et ta nagu rumal. Ei, ta sugugi rumal ei ole, sõna ta tunneb hästi ja sellepärast ja nüüd on nii, et kui Jumal meid ei aitaks oma vaimu läbi, siis me puhta hädas tegelikult oleksime. Aga kiitus Jumalale, et Jumal on andnud meile oma vaimu, ja me võime samamoodi nagu hakata nagu ära tunnetama seda, et kui vahest on mingisugune niisugune konstruktsioon, mida tehakse ka Jumala sõnast, mida räägitakse, kuidas uskuda ja kuidas elada ja kuidas asju mõista ja vaata, siis me peame tegelikult vaimus ära tundma sedasi, et kas see on nüüd Jumalast või on siin keegi teine lihtsalt moonutamas seda, mida Jumal on rääkinud. Nii et päris tõsine olukord on tegelikult. Aga nüüd, ega Jumal ei ole lõpetanud ühte asja. Olgugi, et me oleme inimesena kaotanud Jumala sarnasuse. Sellepärast, et vaata, kui see langemine, ka inimese langemine pattu tuli, siis saati sealt Edenist välja ja ütleme, et olukorrad väga muutusid, kõik need kibuvitsad, johakad ja valuga sünnitamised ja kõik asjad, millest on räägitud, hakkasid ühel hetkel nagu lihtsalt tööle. Ja siis hakkasid meie, ütleme, need elupäevade piiramised alguses, vaata, elati kuskil 1000 aastat, ütleme selliselt ja ikka Jumal plaanis igavest elu. Ega see surm on tunginud selle patu tõttu ja siis tuli üldse see 1000-aastane piirang, aga siis tehti see 120 ja nii nagu sõnast me seda lugeda saame, lihtsalt oleme selles olukorras. Aga vaata, Jumal ei ole ühte asja ei ole lõpetanud. Ta tahab, et meie inimestena saaksime ikkagi tema sarnaseks, tema poja näo sarnaseks. Jeesuse ilmudes, tema ilmudes Johannese esimeses kirjas, me oleme tema sarnased. Ja kui me seal 1. Korintuse 3.18, kus me seal loeme, seal on, või teise äkki, või teeme lahti, et ei eksiks selle koha pealt, nähtavasti teise ikkagi, ja seal, kus on öeldud sedasi, et vaata, kui me vaatame, 2. Korintuse 3.18, aga kõiki, kes me katmata palgega vaatleme issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse, seda teeb issand, kes on vaim. Ja sellepärast Jumala soov on tegelikult ikkagi meid teha oma näo sarnaseks, tema poja näo sarnaseks ja ütleme, et täna palju selle juurde ei jää, aga mitmed kohad piiblis ju seda meile väga selgelt räägivad. Ja sellepärast, kallid, protsess on käimas, loomise protsess on käimas, saame päästetud ja ega me, kui me saame päästetud, ega me siis kohe väga Jumala poja näo sarnased ei ole.
meid on lihtsalt, võiks ütelda, saatana riigist välja kistud, saime selle väga tähtsa uue olukorra, et olla üldse nagu Jumala riigis, aga seal hakkab tegelikult see protsess pihta, kus me tegelikult peame ka tema poja näo sarnaseks saama. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on seda tegemas tegelikult, seda tööd meie juures. Ja ta teeb seda oma sõna läbi, kui loeme Jumala sõna ja seda peame niimoodi vaatama, kas klapime selle sõnaga kokku või ei klapi, kus ei klapi, tegelikult peaks klappima panema. Siis on, Hebra kirjas on öeldud, 12 on öeldud, et me jookseksime seda kannatlikkusega, seda oma võidujooksu, vaadates oma usu alustajale ja täidesaatjale. Meid tegelikult muudab väga see, mida meie näeme ja mida me vaatame. Sest et väga palju asju me tegelikult inimesena teeme järgi, see on väga loomulik, on see laste koha pealt, et kui lapsed kasvavad, nad vaatavad, mida vanemad teevad, lapsed hakkavad neid asju järgi tegema, matkivad, need lapsed, kes käivad Jumala kojas, nad teevad kõike järgi, panevad ohvrid kokku, paneme põlvili, panevad põlvili, tead, kui on vaja laulda või käsi tõsta, teevad kõiki neid asju. Sellepärast, et nad lihtsalt vaatavad, mida tehakse ja see on nii loomulik, et vaatamine mõjub. Ja sellepärast on see nii, et ja see on väga tähtis, mida me vaatame ja mida me kuuleme, sama tähtis asjad. Sellepärast, et vaata, lastega on täpselt seesama lugu, et ütleme, et väga palju on sellist, mida nad näevad, ütleme, praegusel hetkel on just need silmad ja kõrvad on kinni, ütleme ka internetis ja need pildid, mis jooksevad ees ja need multikad ja need mängud ja asjad, need tegelikult on niimoodi, et need on mõjuga, sest selle sarnaseks me saame. Sest et mina, kui omi lapsi kasvatasime, vaata, tuli see esimene niisugune Soome televisiooni aeg ja mis ka seal Põhja-Eesti pool olles oli väga mõjumas, eks, ja kui siis hakkasid need Soome televisioonis see ridarjästjad, eks, ütleme, seal hakkas tulema, kui see oli läbi, siis kõik need mudlad lendasid meil toast ühest nurkast, sest seal oli lendav auto ja rääkiv auto ja lendav auto. Ja siis oli nii, et autod hakkasid mööda tuba lendama ühest nurgast teise lihtsalt, kui see oli ära siis jälle vaadatud, see mingisugune osa, mis seal oli. Ja sellepärast, kallid, mida näed, seda lihtsalt tegelikult teed. Ja sellepärast, kallid, me kõik tegelikult oleme sellised. Ja nüüd on nii, et sellepärast on väga tähtis, Jeesus oli inimesena ja piiblis on kirjutatud ja siis milline ta oli. Ja ta tegelikult oli selline, kui hakkame Jeesuse peale mõtlema, ta oli natukese nagu saladuslik. Sellepärast, et kes ta siuke on? Et tal mingisugust, niisugust, ütleme, preestri vormi seljas ei olnud, või sellist, ütleme sellist pastori välimust, olgugi, et ta oli karjaneks, ta oli apostel, ta oli prohvet, ta oli evangelist, aga ütleme, et sellises riietuse mõttes tal ei olnud sedasi, et ta käiks ringi, et Vanas Testamendis oli, preestritel olid omad suured pühad riided ja siis oli nagu aru saada, et kes on kes, eks. Aga Jeesuse koha pealt olgugi, et Melkisedeki järgi ülempreestri seisuses, siis siin maa peal inimesena olles, ta ei kandnud mitte mingisugust nagu sellist oma välimuse koha pealt, et oleks eristatav, et näed, et nüüd Jumala poeg tuli kohale ja nüüd ülempreester või mis iganes, absoluutselt, seda ei ole. Ja nüüd, ja ongi niisugune huvitav, et vaata, ja sellepärast meie saamegi nagu eeskuju võtta, et ta selline on. Me ka ei pea mingisugused erilised olema. Ja vaata, küsimus on tegelikult on see selline, et ma olen ise ka nagu ajas aru saanud ühte asja. Et vaata, kui olid niisugune noorem pastor, siis oli mul tähtis ikkagi, et kas see pastor särk selja panna ja see suhkrutükk lõua all on, et siis tuntakse ära, et sa pastor oled. Praegu ma leian sedasi, et vahet ei ole, kas nad tunnevad või ei tunne mind ära. Et selles ei ole mitte mingisugust küsimust, eks. Et kui lähen kuskil, on see matusvee koht, hakkan pihta, hakkan rääkima ja mõelgu nad siis mis tahes, kes ta seal on või miks ta seal on, eks. Et ma ei pea lihtsalt nagu mõjuma nagu sellega, et ma panen vormi selga ja et tulen nagu politsei kohale, et võtke valvele nüüd kõik. Tead, et aga see, need vormid mõjuvad. Aga Jeesus ei mõjunud absoluutselt nagu sellisel moel. Ja sellepärast see on hea tegelikult, et kui me issanda peale vaatame, siis me saame täitsa loomulikud inimesed olla. Me ei pea mingisuguseid pühaseid riideid selga ajama. Ei, Jeesus ei käinud mingisuguses munga ega nunariides, võiks ütelda, või võttes endale mingi, et väljendada sedasi, et mis ma nüüd olen. Absoluutselt mitte. Ja sellepärast lihtsalt vaatame issanda peale ja oleme täiesti loomulikult siin selle maailma keskel ja sellepärast ma usun, et ja meie mõistlik meel aitab selle koha pealt ka, et kuidas kas või riietuda ja käituda ja muidugi Jumala vaim tuleb ka veel sellest kõvasti tegelikult appi. Nii et Jumala poja näo sarnaseks tegemine käib. Ja sellepärast on see nii,
et ega ilma tegelikult selle Jumala hinguseta me elada ei saa. Me ei saa elada ilma Jumala sõnata, ilma selle leivata, me ei saa elada ilma selle elava veeta, mis sealt tuleb. Siis ütleme, et meie, kes me saame aru sellest, et me ei saa elada ilma selle Jeesuse ihu ja vereta, sest et kes seda sööb, elab igavesti, eks, siis me peame olema nagu selles viinapuus, see kontakt peab olema, me peame olema karjas, meid on liidetud tegelikult koguduse juurde. Ütleme, et siin praegusel ajal on natukene läinud see mõtlemine nii ja naa, võiks ütelda, et kuidas nende kogudustega on, et mõni sõdib väga selle vastu, et kuskil liige nagu olema ei pea, et see ei ole üldse, et Jeesus ei rääkinud, et liige olla, ütleme, et vist eriti vene keskkonnas on, ma pole kuskil mujal neid jutte kuulnud, aga et nendele kuidagi see tslend ja see sõna ei meeldi, tead, ja siis nad on niimoodi võitlevad väga selle vastu, et ei taha, et seda oleks. Aga me näeme sedasi, et ikkagi liideti on üks ihu ja mis sa teed, ihul on ikkagi liikmed ja igaüks oma koha pealt ja nii, et ärme nendel asjadel vastu pane. Ja sellepärast on niimoodi, et oleme nagu karjas, võiks ütelda, meil on hea karjane, järgime oma karjase häält, ja kiitus Jumalale, et me võime, ja vaata, see hääle kuulmine on väga tegelikult tähtis asi. Sest et loe seda Vana testamenti või Uut testamenti, 5 Mooses 28, kui kuulad Jumala häält ja teed selle järgi, oled õnnistatud, eks. Mattiuse mäejutlus, ütleme seal sama lugu, kuulad, teed selle järgi, tead, oled õnnis ja jääd püsima. Ja sellepärast on see nii, et ilma selleta me tegelikult ei saa. Ja sellepärast, ja see ei ole mitte ainult, et ütleme, et kui sa kuulad Jumala häält, et sa ainult seda piiblist, vaid isiklikult samamoodi. Ja käitud nagu selle järgi, lihtsalt teed, alistud. Ja vahest on niimoodi, et näiteks, et võtad ühe päeva, mis sul on, mõni asi, kas sa võtad ette või ei võta, võid täitsa Jumala käest küsida. Ütleme, teatud asjad on, mis su igapäevatööd ja asjad ja ülesanded, normaalne neid asju. Aga teatud asjad, mida sa võib-olla nagu kuskile veel planeerid, täitsa küsida Jumalalt, kas teed või ei tee. Ja mina lihtsalt küsin vahest. Ja ega ma alati aru ei saa, miks tuleb, ära täna seda tee. Okei, ma ei tee täna seda. Kui saan nagu sellise vaimus nagu selle korralduse, selge, ma ei tea, mis pärast ka seda siis mitte teha, aga lihtsalt teed seda, et Jumal, ma alistun sulle, kui ütles, et nii, siis nii ja mul rohkem küsimusi ei ole. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et me vajame tegelikult seda Jumalapoolset juhtimist oma elu jaoks. Muu loodu, võiks ütelda, funktsioneerib, näed, kõik on orbiidil, näed, varsti tuleb pööripäev ja kõik tähed ja planeedid ja kõik on oma koha peal ja näed, eks linnud on juba vist, rändlinnud on juba tulnud, vaatasin, et mõned lendavad, et suured juba oksad on noka vahel ja ehitavad pesasid ja nemad elavad oma kava järgi, see on täiesti, ütleme, loogiline, kuidas nende elu käib. Näiteks selline ilus salm Jeremia 8:7, kus on öeldud selliselt: isegi toonekurg taeva all teab oma seatud aega, tuurtel tuvi ja pääsuke ja rästas peavad kinni oma tulemise ajast. Ja siis on öeldud, aga minu rahvas ei tunne issanda seadust. Aga nemad on pandud instinktidele. Meiega on tegelikult teine lugu, et meie peame tegelikult õppima ja meie ei ela, ütleme, oma vaimuliku elu mingisugustest instinktidest, vaid siiski me elame täitsa Jumala juhtimisest, ta sõna järgi, ta vaimu järgi ja sellepärast on see nii, et meie peame õppima tegelikult tundma seda issanda teed ja seda just sellisel otsesel moel. Ja see sõna on meile tegelikult niivõrd vajalik jätkuvalt, kui mõtleme selle peale, no näiteks Hiopi tervenemise koha pealt, olen kunagi seda jutlust pidanud, mis asi see oli? Võiks ütelda, tervisest üldse juttu ei olnud. Kuidas terveks saada, et Hiop korda neid salme järgi? Tunnista seda sõna ja küll sa terveks saad, absoluutselt ei ole. Räägiti just kõigitest krokodillidest ja kõikidest loomadest kokku ja igasugu lugusid räägiti ja Hiop saab terveks. Ja sellepärast, see on Jumala sõna. Ta võib täiesti teisele lainele võid viia. Ja sellepärast ma mõtlen sedasi, et see, mida ma täna ka räägin siin, pole tähtis. Kui Jumal tahab sind praegusel hetkel viia teisele lainele, ära ise muude mõtete peale mine. Aga kui ta sul hakkab praegu mingit jutlust pidama, siis kuula hoolega ja kirjuta seda hoopis üles. Sellepärast, et vaata, küsimus on selles, et Jumalal on õigus rääkida igal ühele oma juttu. Andrei Zapovalov ütles just sedasi, et üks inimene tuleb, et tead, ma sain nii vägeva ilmutuse, mis sa rääkisid. Ütle mulle ka.
aga ta ütleb, ma üldse ei pidanud silmas seda, ma pole üldse seda rääkinud, väga hea, et sa mulle ka rääkisid, et niisugune asi, et ma teinekord ka tean seda lugu. Sest et vaata, igaüks meist saab tegelikult oma juttu ja see, ma usun, tänasel õhtul on täpselt samamoodi ka. Et me ei ole ühtemoodi saamas. Ja sellepärast on see niimoodi, et millega, nagu ütleme, Jumal meid kõnetab. Vaata, igaüks meist peab kuulma nagu omas keelemurdes Jumala vaimu läbi Jumala suuri asju. Ja teate, see keelemurre, mitte ainult, et need murrakud ja murded, mis siin rahvastel on, need keeled, mitte ainult see, ma mõtlen, vaid et isegi, kuidas ütelda, et kõik meie erialad ja meie positsioonid ja üldse meie haridus ja meie maailma mõistmine ja meie reisimine ja kõik, ütleme, et vaata, Jumal saab rääkida kõige selle kaudu, kuidas ta meiega rääkida saab, kuidas, kuhuni meie ulatume. Ja sellepärast on see nii, et meie omas keelemurdes lihtsalt ongi täpselt, tema teab täpselt, mille kaudu ta saab rääkida. Peetrus oli kalamees ja rääkis suure kalasaagi kaudu. Kui võrgud rebenesid ja issanda sõna peale see suure kalasaagi, see oli Peetrusele, see ei ole võimalik. Me oleme kogu ööd tööd teinud, aga nüüd üks mees siin ütleb meile, et mine ja viska sinna võrgud sisse ja saad nii, et võrgud rebenevad. Sest see oli tema erialakeel. Ja sellepärast, et ta sai täitsa sellest aru, et siin on üleloomulik värk praegusel hetkel, et see, et need kalad kuulasid sõna ja sinna võrku jooksid praegusel hetkel, see ei ole mitte tavaline. Ja hiljem ta täitsa leppis, et kalale minna ja sealt raha püüda või mis iganes, mis issand ütles, ta tegi neid asju, sellepärast ta teadis, et siin on midagi teistmoodi. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Kallid, meil on elav Jumal. Mul oli nii tore, et üks meie õde, täna teda siin ei ole, saatis tunnistuse, et tal olid omad probleemid, mis seal naabrite asjadega ja need lahenesid ühel hetkel aga temal ikka niimoodi, et ütles ka pojale sedasi, et küll Jumal aitab ja poeg ütles, et kas sa ainult selle Jumala peale loota saad. Aga kui ühel hetkel lahendus tuli ja nüüd oli üks mingi teine situatsioon, millest oli omavahel juttu, ta jälle ütles, et küll Jumal aitab. Siis poeg küsib, aga mis värk sul selle Jumalaga on, et tema sind aitab? Et siin on midagi teistmoodi sulle, et mis sul lahti on selle Jumalaga, et sellega on nii. Aga kallid, nii see ongi, et meil on tõesti see värk selle Jumalaga. Me oleme täna ka sellepärast siin, sest ta on meie isa taevas, tema meiega räägib, tema meid õpetab. Ja kui me saame temaga sõna, seal nagu seal, ütleme, Mattiuse 8 on seal see, kas on mingi väeülem või kes seal on, teen lahti igaks juhuks, et ei eksiks, aga 8. peatükis see lugu on 8.8. Jah, ta on väeülem, ütleb nii, ei isand, ma ei ole väärt, et sa mu katuse alla tuleksid, ütle üks sõna ja mu teener paraneb. Ja ta võttis ainult selle sõna vastu ja ta teadis, et kui see sõna tuleb, sellest jätkub ja see sünnib. Ja sellepärast, kallid, me elame tegelikult sellest sõnast, mis tuleb Jumala käest. Ja sellepärast me vajame tegelikult, et me seda sõna saame. Me ei saa seda ise välja mõelda. Me ei saa teiste sõnasid endale kiskuda, et teisel oli nii. Ja sellepärast on see nii, et me peame isiklikult kuulma, mida meile öeldakse, vaata selle järgi ka elame. Nii et kiitus Jumalale, et Jumal ei ole lõpetanud rääkimist ja meie saame selle läbi tegelikult elada. Nüüd on nii, et mis siin järgmine mõte mul on? Vaata, loomadega, olen siin ääre peale märkinud, tuli nagu meelde see Velsi ärkamise aeg. Seal olid, ütleme, need väikesed kaevandushobused, kes töötasid vandumise peale. Ja siis, kui tuli ärkamine ja mehed lõpetasid oma vandumise ära, siis hobused enam käsklusi ei kuulanud. Et ilma vandumata neid enam sõitma ei saanud. Ja siis neid viidi tapamajja ja toodi teised hobused, keda õpetati viisakalt ja ei pidanud vandudes rääkima ja juhtus selline lugu. Aga vaata, mis lugu on siin, ütleme, saad aru nüüd loomadega, eks? Loom õppis ühe asja ära, ümber õppida ei saa. Lihtsalt, eks see on selline. Meie reeglina peaksime ikkagi aru saama nagu mõttega, et mis on mõttes. Kui nüüd ikka öeldakse, et hakka minema, siis hakka minema. Ja kui öeldakse, et tule siia, siis ikka tule siia, tead, et mitte ei ole, tead, et kui oled harjunud ainult, et ühtemoodi öeldakse, vaid et ikka saad nagu mõttest aru ka, kui need sõnad ka teistmoodi on kuidagi kokku pandud. Ja sellepärast on see nii, et Jumal on tegelikult meiega rääkimas aga vaata, kui juhtub sellised asjad, kui võtame nüüd niisugused võrdlused, et vaata, Jumal võib lõpetada oma rääkimise ka. Võivad olla sellised perioodid, kus Jumal ei räägi. Ja eriti ohtlik oli see näiteks Eili ajal, et haruldased nägemused, arva, kui Jumal midagi räägib. Et sellised tõsised sellised hetked, inimesed võiks ütelda ilma selle värske leivata. Ja nüüd
noh, ütleme, kui jumal oma vaimu ära võtab, siis on ikka raske küll. Näiteks kuningas Saul on selline näide. Jumal teda tegelikult võidis, ta isegi prohveteeris, ta oli lahingutes võidukas, tal oli ülesandeks antud neid vilistidega võidelda ja nende amalekkidega ja no ütleme, et ja kuhuni ta tegi, seal läks hästi. Kus ta tegelikult hakkas taganema, pani vastu, jumal võttis oma vaimu ära ja vaata täielikus pimeduses. Ja siis käid mööda nõidasid ringi ja sellepärast ei ole mitte midagi imestada, et siin eriti see Lõuna-Eesti rahvas ka mööda nõidu käivad. No kui jumala vaimu ei ole, no käivad nendes kohtades. Sellepärast, et ei oska kuskilt, tahad midagi üleloomulikku saada, et keegi mulle midagi ütleks, tead. Aga kui sul on jumal, siis sa küsid tema käest, aga kui sul teda ei ole, siis sa niimoodi siin eksled siin selles maailmas ringi. Ja juhtubki nii, et võib jääda, näiteks nagu kuningas Nebukadnetsar. Ühel hetkel jumal võtab tal mõistuse ära, sest ta jumalat ei austa. Ja sellepärast, nagu olen siin rääkinud, midagi ei ole imestada, et me juhid on vahest nagu ilma mõistuseta, sest et vaata, kuningate südamed on jumala käes. Ja kui sealt see tarkus südamest ära võetakse, Saalomonile anti kui palju seda, eks, aga noh, ütleme, et eksis ka lõpuks. Aga põhimõtteliselt on see niimoodi, et kui jumalat ei austata, siis seda tarkust ei ole. Ja midagi teha ei ole ja siis me näeme, et miks nad niimoodi käituvad. No käituvadki selle pärast, et nad jumalat ei tunne. Ja kogudustega on see sama lugu. Isegi koguduste elu võib olla ilus ja tegevustäis. Andrei ütles niimoodi, et vaata, kui kogudustes ei ole enam nagu jumala vaimu, siis on palju tegevusi. No siis tuleb ju kuidagi nagu see asi ära täita ja katta, et need asjad oleksid nagu selliselt, aga ja see võib olla isegi ilus. Ma ei teagi, mis ajast mu kuskil jäi nagu selline näide, keegi kunagi nagu tõi sellise näite. Ammu kuulsin sedasi, et oli üks tühi pudel ja hästi puhtaks pestud ja ilus ja vaatad vastu valgust ja vastu päikest seda ja kuidas ta kõik särab ja sätendab ja on ja. Aga teine kommenteeris kõrvalt, et ta on ilus, aga tühi. Et ta on tühi, et ta on ilus küll. Ja sellepärast, kallid, koguduste elu võib olla ka niimoodi, et ta võib olla ilus, aga tühine. Sellepärast, et siis võib kõik olla niimoodi, et on super, täpselt kõik on ilusasti, kõik käib, aga ta võib olla täiesti tühi. Ta võib olla nagu Laudekia kogudus, et näed, et issand on ukse taga ja nad arvavad, et meil on kõik hästi, me oleme rikkad ja ilusad ja mis siin veel vaja oleks. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me nagu mõistaksime sedasi, et me tegelikult, kuivõrd me vajame Jumalat. Meie täius tegelikult, vaata, nagu rääkisime, et Jumal tegi selle saatana, tegi täiuslikuks. Enam ta ühtegi inimest niimoodi täiuslikuks ei tee. Meie täius on ainult alati koos temaga. Ainult alati koos temaga. Ja sellepärast me peame olema temas ja tema meis. Ja see on meie täius. Ja siis on niimoodi, kui me hakkame seda, mida Jumal on meile veel andnud, hakkame nagu enda auks pidama, et meie oleme nii targad ilusad, vaata, siis võtab ka veel ära. Sest au tuleb anda ka Jumalale, sest et Jumal oma au kuskile kellelegi teisele ei anna. Ja sellepärast on see niimoodi, et meie täius on ainult seotud koos issandaga. Väljaspool tegelikult on kohe meie jaoks tegelikult on krahh. Ja sellepärast ilma ei ole tegelikult üldse mõtet proovidagi. Ja nüüd on niimoodi, et ja kui me võtame Jumala oma ellu vastu, ja siis on niimoodi, et Jumal on meie eludes ainult meie südame troonil. Ta vähemat kohta tegelikult ei võta. Ja sellepärast, ja kui sa talle seda kõige paremat kohta ei anna, ega ta teiste kohtadega ei lepi ka. Ja sellepärast on see nii, et me peame seda ka meeles pidama, et Jumal tegelikult tahab tulla ja võtta selle juhi positsiooni meie eludes ja meie südametes. Ja nüüd ongi selline lugu, et kuidas on. Sest et ma usun sedasi, et ega Jumal on meiega ka pika meelega ja kannatlik ja vahest ootab sedasi, et millal me nagu seda aru saame, et me ikka päris taga arvestama hakkame aga ta eesmärk on see, et ta saaks ikkagi selle valitseva koha ka just meie eludes. Ja sellepärast on nii, et täitsa tasub mõelda, et millise koha peal ta on, et kuivõrd me tegelikult oma issandat siis arvestame. Kas me arvestame ainult siis, kui meil väga suur häda on käes ja muidu me ei arvesta ja saame ise küll hakkama, sest paljud elavad just sellisel moel, aga tegelikult on see niimoodi, et igal päeval ja alati me vajame väga tegelikult issandat. Nüüd üks selline pilt, mida just Andrei juhtis tähelepanu, ütles, et vaata, kui kogudustes kuulutatakse ja räägitakse, et ühe asja peame nagu ära taipama või üldse nii, et kui teised inimesed ka kutsuvad vahest sind Jeesuse juurde, et tule Jeesuse juurde. Sa pead ära tundma sedasi, kas ta kutsub enda juurde või kutsub ta ikka päriselt Jeesuse juurde. Sest väga paljud Jeesuse juurde kutsujad on niimoodi, et vaata, selle jutuga on selline lugu, et sõnad on õiged, aga sa võid tajuda täitsa selgelt, et ta tegelikult kutsub enda juurde.
ja sellepärast, et seda tehakse tegelikult väga ja väga palju. Ja aga kui ma usun sedasi, et kui me oleme nagu sellised nagu tähelepanelikud nagu selle koha pealt, siis me hakkame tegelikult seda nagu mõistma. väga tähtis ongi, tegelikult on niimoodi, et meil on öeldud sedasi, et me katsuksime vaimud läbi. Ja sellepärast on see nii, et vaata, mina siin räägin ja ma olen, võiks ütelda, selles mõttes nagu avalik kõikidele läbikatsumiseks. Et inimesed saavadki niimoodi läbi katsuda, et no, aga mis selle jutu peale tuleb? Et kas Toivo kogub enda juurde rahvast ja ajab mingit oma asja siin või kutsub ta tõesti Jeesuse juurde või mis on nagu toimus? Seda sa tegelikult pead vaimus ära tajuma. Ja sellepärast on see nii, et ja vaata, selle koha pealt nagu petta ka tegelikult ei saa. Sellepärast, et vaata see, kuidas ütelda, mida meie nagu ütleme, kaasas kanname nagu lihtsalt sõnade väliselt, see on arusaadav tegelikult, inimesed kogevad tegelikult, mis on toimumas. Ja sellepärast on see nii, et ütlen selle koha pealt, kallid, nii, et kui koged sedasi, et on mingisugune nagu inimese juurde tõmbamine, siis olen eksinud selle koha pealt. Sest et see ei ole tegelikult, ei ole minu ees, ma valdavalt olen ütelnud sedasi, ma ei kogu endale inimesi, ma ei jaksa teiega hakkama saada. Mul ei ole tarkust, ma ei vitsigi, et võiks ütelda nagu selliselt tegeleda. Aga issanda juurde olen küll nõus kutsuma inimesi, sellepärast, et aga enda kukile inimesi võtta. Ja sellepärast on niimoodi, et ja mõtlengi, sellepärast ma vähe teid kiidan, Sest et kui ma kiidaksin, siis mul oleks midagi plaanis, et te mu ümber ikkagi oleksite ja säraksite siin. Ja mul on palju parem meel, et lihtsalt olete kaasas ja tulete ka kokku ja see on selline asi. Ja sellepärast kiitus Jumalale selle eest, et võime täna üsna avalikult nagu selle koha pealt rääkida. Et ära tabada seda, et mis on tegelikult toimumas, mis on kogudustes toimumas. Ja vaata, kus, ütleme, kus hoitakse kinni, kus ei lubata ära minna. See on halb märk, sest et issanda kogudus ei ole selline asi, kus ei lubata ära minna. Lubatakse ära minna küll, see võib tunduda natukese nagu karm, aga tegelikult on see vabadus tegelikult. Siin ei ole tegelikult mitte kedagi, kinni ei peeta siin, kes ei taha olla. Kõik võivad tulla, kõik võivad minna. Ja sellepärast on see niimoodi, et vabadus tegelikult peab olema. Kus on issanda vaim, seal on vabadus. Ja tähendab, on vabadus ka ära minna. Jeesus küsis, ka tahate ära minna, minge minema. Sest et kui jutud läksid keeruliseks, et peab seda liha ja verd seal sööma, ja osad ei saanud aru, sest jutust leidsid, et kuule, meil sihukese asjaga küll tegelema ei hakka. Aga osad jäid. Ja sellepärast on see nii, et kallid, nii me oleme siin, et peame arvestama sellega, et oleme vabad, aga me peame ära tajuma seda, et tegelikult on, issand on see kese, kelle juurde meid kutsutakse. Ja ma usun, et nendes kogudustes, kus on issand kohal, kus on Jumala vaim kohal, seal on tegelikult väga hea olla ja seal on täitsa meeldiv tegelikult olla ka. Ja vaata, et on niimoodi, et Taavet, ütleme, kui Sauli ja Taaveti sellist võrdlust võtta veel, vaim võeti Sauli pealt ära, anti Taavetile. Aga teate, mis automaatselt juhtus? Juhtus see, et inimesed hakkasid Taaveti ümber kogunema. Tulid, võiks ütelda, sellised mitte head inimesed. Tulid hingest kibestunud ja nõuksed tulid. Aga neist said, tegelikult Taaveti juures said kangelased. Hiljem, kui me loeme sedasi, et nad kõik said. Vaata, ja Jeesuse juurde, kes tulid? Need suured joodikud ja tölnerid ja hoorad ja ta oli nendega koos. Ta käis vahepeal variside juures ka. No seal ega neid Jeesust päris hästi vastu ei võetud. Ega jalgu ei pestud ja seal oli teatud probleeme, juhtus sedasi ja väga kriitiliselt vaadati, et kuidas ta käitub ja on üldse. Aga põhimõtteliselt me näeme sedasi, et võtta, Jeesus oli selline, et kelle juurde tegelikult patused tulid. Ja teised olid niimoodi, et teised olid nii pühad ja õiged, et patused ei saanud tulla. Ühel korral, kui see patune naine tuli sinna Jeesuse jalgu võidma ja seal oma silmaveega pesema, no siis teised olid, kuidas tema siia tuli, teadeks, et mis tal siin tegemist praegu seal, kui ta teaks, kui patune ta on. Jeesus teadis küll. Aga vaata, küsimus ongi selles, et Jeesuse juurde said tulla tegelikult need inimesed. Nii kui Taaveti juurde tulid, võiks ütelda, need kõlvatud, kes olid hingest kibestunud ja olid omad probleemid ja asjad ja ütleme, sellised inimesed tulid. Ja sest, et vaata, seal võeti vastu, seal oli Jumala vaim ja sellepärast Jumala vaim tegelikult võtab inimesi, et nendes elusid muuta ja sellepärast kiitus Jumal, see käib praegusel hetkel ka. Ja see on niimoodi, et ega meil on vahest nagu, kuidas ütelda, et inimesed saavad nagu, ütleme,
valesti nendest asjadest aru. me manitseme patu pärast, jumala sõna ütleb sedasi, see on niisugune keeruline asi, nagu kohut ei tohiks mõista, midagi ütelda ei tohiks. no Jeesus ikkagi ütles selle patusele naisele, et kuule, mine ja ära enam tee pattu, no lõpeta ära, tead, hästi, kividega me sind ei viska, elama sa jääd, aga ära enam pattu tee. Et vaata, kuskil pead pidama saama ja sellepärast on see nii, et aga praeguse aja tahtmine oleks koguduses selline, no ärge patust rääkige. Elame, kuidas tahame. Me elame täpselt niimoodi, et ärge segage meid oma patujuttudega. Ja ütleme, et ja paljud, ütleme, suured kogudused siin, mis on olnud, ütleme siin maailmas nii, väga selgelt vahest räägitakse, mitte midagi ei räägita pattudest, mitte midagi, noh, ütleme, vahest küsitakse inimeste käest, mis teile meeldib koguduses? No kas teile ohvri kokku paneme meeldib? No kui teile ei meeldi, ärme paneme seda. Kas see meeldib? Noh, ja siis vahest mõned küsivad, et mis jutlust peaks pidama, et mis teemadel peaks rääkima ja täitsa niisugune, noh, et inimeste järgi on see asi vahest nagu pööratud. Aga ei, olgu ikkagi nii, et Kristus on koguduse pea, teemad, värgid, vahest tulevad sellised, kus saad valusamini lõigata, vahest saad rohkem seda armastust, aga kõik on tegelikult, ma usun, siis ka tasakaalus ja omal kohal. Ja sellepärast, kallid, oleme tulnud issanda juurde, püsime, issand on meil väga hea karjane ja sellepärast meil ei ole mitte mingisugust probleemi tegelikult ju tema juures olla. Probleeme me tekitame ise vahest ja vaatame, et me ise ei oleks nendeks komistusteks oma õdedele vendadele. Aga nüüd, vaata, apostel Paulus oli selline huvitav mees, kes ühel hetkel, no ta elas seda Vana Testamendi usuelu ja Uue Testamendi oma. Ja tema oli just see, et kui ta hobuse pealt maha löödi, ja siis ta küsis, et kuule, kes sa oled niisugune, et sa hobuse pealt mind maha viskad? Noh, kui sul juhtub avarii, sõidad kuskile vastu seina, kurat, ei pruugi olla. Seal on nagu, noh, ütleme, et Vanas Testamendis, mis seal on, 4. Mooses 22 või 24 või üks kohab see tuleb, eks, seal Bileami ja Balaki lugu, eks, kutsutakse seda, et tule needma. Ja nüüd on see niimoodi, et Bileam läheb siis seda teed mööda, et tahabki minna, sest et meelitus oli, et ikka head tasu saad selle eest ka. Aga siis on niimoodi, et Jumala ingel on tee peal, mitte kurat ei olnud tee peal, vaid Jumala ingel oli tegelikult takistamas ja siis on see niimoodi, et kumbast see on, 22. peatükis on see, kus ta seal vastu seina surutakse, jah. Ja siis on niimoodi, et ja kui siis eesel vahepeal põikab tee pealt kõrvale, siis Bileam teda lööb seal ja et ta pöörduks jälle teele tagasi ja siis, kui 25 salm, et kui ema eesel nägi issanda inglit, siis ta surus ennast vastu seina ligi ja pigistas Bileami jala vastu seina ja Bileam lööb teda veel kord ja siis, kui oli väga kitsas koht ja siis loom paneb ennast üldse maha ja edasi ei lähe ja siis hakkab eesel rääkima, on see lugu. Ja siis Jumal lõpuks avab ka Bileami silmad. Ja vaata, sellepärast on see niimoodi, et kallid, ma ütlen sedasi, et elu kitsad kohad ei ole alati mitte kurat. Kui sa oled kuskil vastu seina sõitnud ja oled seal edasi ja eesel sul ka enam edasi ei lähe, siis on väga sageli niimoodi hoopis Jumal on rääkimas. Ja mis meie praeguse eeslid on, autod on eriti need eeslid, mis aitavad rääkida ja sellepärast see, kui sa eesliga sõidaks, küll siis eesel sinuga tegeleks, tead, eks. Aga kui sa autoga sõidad, siis peab auto sinuga tegelema. Ja sellepärast on see nii, et me elame sellises maailmas, kus on vaja küsida, et kuule, mis praegusel hetkel on, ja ma usun, et reeglina kui ikka küsime, siis on varsti nagu teada sedasi. Sest et muidu on niimoodi, et usurahvas on tavaliselt, kui midagi juhtus, mul ikka torgati kumm läbi. Kohe näha, et tagakius ja vaata, praegusel hetkel on selline, tead, ja kohe on selline, et ikka kurat seda tegi, tead, ei pruugi see olla üldse sedasi, et see on tagakius, ise oled rumal ja Jumal tahab sind peatada sellel uhkuse teel, mis sa vahest oma usueluga tegelikult ka oled, ja laseb su kummid tühjaks, tead. Ja lihtsalt nii ta on. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et meie, ütleme, niimoodi otsiksime issandat, et me tõesti issanda leiaksime, et me ei oleks inimese juurde tulnud. Väga tähtis asi on see samamoodi ka, et ei tekiks nagu seda isikukultust. Siin on, ütleme, et aegade jooksul on niimoodi, et tõusevad sellised, ütleme, niisugused suuremad jumalamehed ja isegi see 90-ndad ja tõesti oli neid selliseid vägevamaid jumalamehi ja siis loed neid igasuguseid kindraleid, kes on olnud jumala riigis ja nendest lugusid ja asju. Aga põhimõtteliselt on see niimoodi, et ükski kindral ei peaks issandast suuremaks saama. Ja sellepärast on see nii, et täna ka lihtsalt tuletan meelde sedasi, et
et kui keegi isik hakkab sulle suureks saama, see on tegelikult väga ohtlik asi, issand peab olema tegelikult kõige suurem. Kuuled jutluse ära ja siis ma mõtlen sedasi, et üks hea tunnus peab olema selline, et kui sa rohkem issandat tahad, siis oli õige asi. Kui sa lihtsalt tahad, võiks ütelda nagu seda inimest või tema järgmist asja, siis on see niimoodi, et inimesed võivad teha, Andrei tõi niisuguse näite, ütles, et kuskilt oli koosolekul ja rääkis, ütles, et väga hästi rääkis rahast ja kuidas on ja siis ühel hetkel ütleb, et kes annab $5000, see saab eriõnnistuse palve minu käest. Kohe saab, 1000 ka veel midagi sai, teised saanud tühjagi, eks. Aga tead, Andrei ütles, et et kui mul ka see 5000 oleks, ma sellele inimesele anda seda ei tahaks. Ma ütlesin, et kui jumal talle seda 5000 tahaks anda, küll talle annaks, aga ta niimoodi seda ei pea ju välja pressima, sellepärast et vaata, sa pead ju ära tegelikult tundma, kus pressitakse lihtsalt ja kus ei pressita. Ja teate, olen ära tajunud sedasi. Pressimisega asjad ei käi. Isegi pressimisega kogudus ei kasva, kui sa püüad nagu seda teha, teed kõike sedasi. Aga kui sa lased kõik selle tegelikult vabaks, siis vahest vaatad hoopis sedasi, et jumal, et hoopis sina ajad päris huvitavalt neid asju ja mina lepin sellega, mida sina oled tegemas. Ja nüüd ongi nii, et kui said sellist innustust, et nagu Jumala juurde, siis tahad palvetada, siis tahad piiblit lugeda, siis tahad üle lugeda neid kohtasid. Ütleme, et millest oli nagu juttu, ma tahan nagu lihtsalt seda veel kord nagu kogeda ja näha ja sellepärast on see nii oluline, et niisugused tunnused nagu selle juures tuleksid. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me lihtsalt tajuksime seda, et kuhu poole siis need tõmbed tulevad, kui me kedagi inimest ka kuuleme, kas Jumala poole või inimeste poole. Praegu on selline, võiks ütelda selline aeg ja ütleme, et Paulus on vaata meile tõmbenumber alati, sest et vaata ta ütles sedasi, et nüüd ei ela mina, vaid Kristus elab minus. Ma olen minetanud kõik, et saada kasuks Kristust ja sellepärast vaata, siis ta ongi selline, kes ajas nagu ei sure meie jaoks. Ja sellepärast on see nii, et aidaku meid Jumal ka, et me ise võiksime ka nii elada, et inimesed meie kaudu eelkõige näevad Kristust. Ja ma ütlen, et üks asi on veel väga oluline praeguses ajas ka, ajad muutuvad ja praegu ütleme, et need sündmused, mis on ümberringi, meil valetatakse kohutavalt palju. Näiteks siin, hiljuti lihtsalt ühed uudised vaatan, et Dubais lennujaamas, seal need suured kõik kütusevarud põlema pandud, suured leegid, pildid kõik näidatakse. Üks mees, keda me üsna tihti praegusel hetkel jälgime, kes lendas just, ütleme kas eile või täna või millal ta lendas sealt Dubaist läbi. Ta ütles, et ta ühest lennukiaknast näitab, ütles, et Dubais ei tohtinud filmida, aga et lennukaknast, kui juba õhus oli, et näitas ühelt poolt lennuk keeras, ma saan näidata teiselt poolt ka, ühtegi suitsu mitte kuskil ei ole. Ütles, et väga rahulik ja kõik on korras. Aga meil kõigil on see pilt, et seal on väga halvasti. Ja tegelikult meile, ja siis mõtled, tühja neid uudiseid kõik üldse kuulata või mida siin kokku räägitakse, mis siin keegi teeb või ei tee. Kõik uhkustavad mingisuguste oma valede tegudega, et nemad tegid seda ja üldse neid ei tehtud. Kuule, niimoodi on ju palju lihtsam neid rakette lasta, aga üldse ei lase. Ja ainult räägid ja teed videopildi sinna juurde, tead, et odavam ju kuidagi tuleb, eks, et muidu see rakett pidi kallis ka veel olema. Ja sellepärast nad teevad meile sedasi, et hirmutavad lihtsalt oma lugudega, mida nad ei tee ka veel. Ja sellepärast on, aga muidugi see on kuidagi nii solvav, et me sellise valede keskel peame tegelikult elama. Ja mis siis tuleb üks niisugune tahtmine, kui üldse ei tasu, et paljusid asju üldse kuulata ega uskuda, mis siin on. Aga tahtsin ütelda seda, et Daniel, hea näide, elab kõikide nende valitsuste ajal, mis erinevad kuningad on, ja pöördad ühest suunast täiesti teise ja oskab käituda tegelikult. Ja sellest, kallid, on võimalik. Koos issandaga on võimalik. Ja sellepärast on see niimoodi, et kui issand on meie südame troonil, siis saame iga valitsuse ajal hakkama. Ja sellepärast on praegusel hetkel on ka niimoodi, et kui on niisugused pöördelised ajad maailmas, siin on niimoodi, et koondutakse ühele poole ja teisele poole, et kes siis, kus pool pead olema. Ja ikka ütlen sedasi, et kuulge, pöördume ainult Jumala poole, alistume talle. See on väga tähtis tegelikult, et me issandale alistuda tuleb Jumalale, kuradile tuleb vastu panna. Ja eks see alistumine, kuidas see käibki, alistumine käib. Kui issand ütleb, et paranda meelt, tuleb meelt parandada, see on alistumine. Kui tuleb kuskil andeks paluda, tuleb teha.
no ütleme, et tuleb võtta tegelikult see alandlik positsioon sisse, no tõe sõna otseses mõttes. Noh, ütleme, Andrei ütles ise sedasi, et tead, kui ma vahest olen niimoodi, et jumal ette alistus, ma panen põlved maha, et ma lihtsalt alistun Jumala ees, et ma ütlen, Jumal, ma praegu alistun sinu ees ja kurat, sa pead kaduma, sest kurat on uhke. Ja vaata, kui sina oled seal põlvili maas, siis kurat ei vitsi sinuga seal koos põlvili olla. Siis ta laseb sealt jalga, ütleb, et siin ma praegusel hetkel ei ole. Ja sellepärast on see nii, et noh, me näeme sedasi, et ega, kui praegu tuleb see mõte, nähtavasti on õige, et kui Jeesus on Getsemani aias palvetamas, seal kuratit ei ole. Tema, Jeesuse jaoks. Seal ta räägib isaga, alistub isa tahtele. Sest ta on alanduses, tegelikult on seal ees. Ja sellepärast on see nii, et nii nagu on ikka toonud seda näidet, et see Toode Arno, kes siin, noh, ütleme, oli Moostöö koguduses, noh, minu lapsepõlves niisugune pikk, suur, tugev mees, saeveskid ja värgid olid, niisuguse kuraasi täis mees oli, kui ta, noh, ütleme, Eesti ajal elas, et sõitis Tartust taksoga koju sinna maale, võttis 2 taksot, et äkki üks läheb nässu ja et olgu teine taga igaks juhuks, ja noh, mina ei tea, mis selle aja autod olid, et kas nad ikka sõitsid hästi või sõitnud. Aga no mees oli nii, sõitis mootorrattaga oma tubades ringi, tead, oli endale maja ehitatud, naist tal ei olnud ja elu lõpuni tal ei olnud, oli noh, sellise kuraasiga mees oli. Kui koguses oli, tänu, seal oli kõva häälega, no lapsepõlves ma lihtsalt mäletan, kuidas ta seal tänas Jumalat. Aga kui ta oma joomisest lahti tahtis saada, siis oli küla tänaval põlvili maas, kui teised mehed tulid, et Arno, tule, lähme jälle jooma. Ta ei häbenenud oma joomakaaslaste ees panna põlved maha küla tänava peale ja paluda, et Jumal aita, et ma ei läheks. Ja vaata, kui sa niimoodi alandusid, ei läinud ka. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et see alandumine Jumala ette on selline, et ta on tõesti alandumine. Aga see on nii, et ja ütleme, et me ei pea, vaata, see on üks, selle salmiga lõpetame, see on õpetussõnad 16:32. Üks selline, kellega me võistelda võime, teate, oleme ise. Mitte teistega, sa ei pea õe ja vennaga võistlema, meil ei ole seda nagu vaja, aga õpetuse sõnad 16:32. No ma usun, et osadel tuleb juba meelde see linna võitmine ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, vaata, need võidud, mis on olulised võidud, me peame tegelikult iseendast tegelikult saavutama ja saama. 16:32. Pikameelne on parem kui kangelane ja kes valitseb iseenese üle, on parem kui linna vallutaja. Ja sellepärast need elu parimad tegelikult võidud, noh, ütleme, mida me saavutama peame, et me peame tegelikult saavutama endas. Et homme oleme jälle paremad, et see ei oleks mitte niisugune ilus fraas lihtsalt selle koha pealt, et ole homme parem, tead, noh, niisugune selle laulu järgi. Mitte seda, vaid et vajan issand sind ja ma tahan tegelikult seda, et see nii on, et minuga oleks homme just niimoodi parem ja tuleksid uued võidud. Aamen. Küll see kell läheb kiiresti, aga tõuseme ja ma ei tea, kas teil ka, minul läheb. Aga isa, me täname sind, et tohime praegusel hetkel ütelda sulle lihtsalt tänu, et sa ei ole, Jumal, rääkimist lõpetanud. Ja ma tänan sind, Jumal, et tohin ise täna olla nagu toidetud selle sõna läbi ja seda oli veel rohkem, mida ma tegelikult kuulsin ja kõike jagada ei jõudnud. Aga isa, ma tänan sind, et me võime elada tegelikult sellest igast sõnast, mis tuleb Jumala sõnast, mis tuleb jutluste kaudu, kus su vaim on töötamas ja rääkimas ja tänu sulle selle reema eest, et sa räägid meiega isiklikult ja Jumal, me igatseme, me vajame seda, me lihtsalt issand, oleme selliselt loodud, et kui me tahame elus olla, siis me vajame, issand, sind. Peame olema sinus ja sina meis ja sina troonil. Isa, me täname sind, et me võime täna ka teha seda otsust, et Jumal, me tahame endid alistada sinu tahtele, olla sulle kuulekad ja isa, kiitus ja tänu sulle, et see on kõige parem ja õnnistatum elu, mis siis iganes olla saab. Isa, kiitus ja tänu sulle. Ja tänu sulle, Jumal, et sa muudad meid enda sarnaseks. Me täname sind, Jumal, et sinus on tarkus, sinus on mõistmine, kõik teadmine, kõik need vaimuanded ja asjad, mida sa meiega ka jagad. Ja tänu sulle, et me ei ole mitte nende ebajumalate sarnased, kes ei kuule, ei näe ja kes lõhna ei tunne. Tänu sulle, et issand, me võime näha sind, kuulda sind ja kogeda sinu head lõhna meie õdedes ja vendades, isa, kiituse tänu sulle, me täname sind, Jumal, et sa oled meid nõnda loonud ja nõnda meid siin valmistad, isa, kiituse tänu sulle Jeesuse nimel, aamen.